tervitus. Täna teeme natuke asja teistmoodi. Minuga siin Maik Ratsur. Ma olen siin ise nagu täitsa suva vend nagu kontekstis, aga siis mis nagu õigupoolest siis eile juhtus reedel? Eile tuli siis välja Genka ja Kalev Kruusi podcast, kus siis Genka käis jutustamas Kaleviga, tutvustamas talle, mis on MMA. Ehk siis Genka on nüüd Evekon Raju nõukogus ja läks Kalevit natuke harima MMA koha pealt, aga miks meie siin täna oleme, ongi see, et teha siis väike nagu video mitte vastu neile, aga seletada rahvale siis võib-olla rohkem, mis on MMA, mis selle mõte, mis me teeme, mis on üldse spordi mõte, kui see Kalevi sõnul ei ole ainult profisport või maailma tippude tipp, et seletab natuke inimestele lahti, mis selle kõige mõte on. Ja kindlasti ka ma istusin niisama Puffi riietes, räägin kindlasti ka Puffi kampaanias, sest ma olen õige mees rääkides, mina selle võitsin, nii et võtame täna palju teemasid lahti, mis eile podcastist läbi käisid tal, kuna Genka läkski sinna ju turundust tegema. No just, ja kuna BCF podcasti kuulab väga palju inimesi, kes võib-olla ei ole nii palju kursis meie tegemistega, siis ei taha, et neil jääks vale arusaam. Nii et mina siis sportlasena omalt poolt annan neile teise vaatevinkli. Jaa, nad ikka kerisid kõvasti vaatamisi seal esimese hooga. Jaa, muidugi. Ja siis ma mõtlegi kohe, et nagu läheme kohe teema juurde, kas nagu Kalev Kruusi peaks nagu veits nagu kivi alt välja tulema, et kui esimese hooga, ma mäletan, ma ise vaatasin ka podcast eile, et siis esimese hooga Kalevil oli kohe nagu tunne, et nagu tegemist oli ka nagu vastiku spordialaga ja see talle nagu ta väga konkreetselt väljendas, et see nagu talle ei meeldi. Aga samas siis nagu Genka hakkas rääkima natuke seda tausta ka seal on nagu nende võitlejate omavahelisi suhteid ja siis tõi nagu väga hea siukse eelmise aasta nagu siukse UFC siukse väga nagu hea hetke, kus siis oli Jamaha ja Hill ja Alex Pereira fight, kus nagu Hill ripsas veits nagu kubemesse on ju Pereirale. Pereira oli kuule Herbile ütles, et kuule oot, kõik on hästi on ju, pühkis maha 2 sekki hiljem on ju, käis plaks ära nokki. Aga mis oli huvitav tol hetkel, kui Genka seda rääkis, siis tegelikult Kalevil nagu silmad särasid nagu räigelt, et see tundus tehaks nagu väga-väga põnev on ju, et huvitav, miks tal selline arusaam üldse on või miks üldse Eestis selline nagu stigma selle spordi ümber on? Jah, ma olen seda ammu öelnud, et 2025 aastal me ei peaks enam seletama inimestele, mis on MMA, mis on taiboks, mis on kickboks, mis on boks ja mis on nende kõigi 4 vahe. Me oleme seal maal, ma arvan, kus keegi vaja seda seletust. Kõik inimesed näevad pühapäeva hommikul põhimõtteliselt Go3 läbi klõpsides UFC ülekannet. Meil on Glory ülekannet, meil on One Championship ülekannet, meil on kõik asjad olemas. Tänapäeval enam kõik inimesed peaaegu on kuulnud UFC-st. UFC ei ole sport, ta on organisatsioon, MMA on sport, mida me teeme. Kõik on teadlikud, aga meil võitlussportlastel on jäänud külge siuke nagu mulje või arusaam, et me peame kogu aeg seletama, millega me tegeleme. Aga tegelikult see aeg on möödas. Me täidame Tondirava jäähalli, me täidame erinevad spordisaalid kõik inimestega. Sport on mega populaarne. Ja saalid on ju inimesi täis. Kõik teevad trennina. Mine ükskõik, mis saali sisse sa näed, et see käib uugamine hommikusest õhtuni, eratrennid, grupitrennid, tule amatöörvõistlusele, vaata palju on Muay Thai liigal osalejaid. On olnud üritusi, kus on 135 osalejat, mingi 70 fighti ja nüüd veel 2 päeval on. Meil on koondised taiboksis, kickboksis, boksis, igal pool. Meil on MMA-s toovad poisid tulemusi, MM-id, EM-id. Me oleme ammu sellest asjast möödas, nagu, kus me peaksime seletama kellelegi, millega me tegeleme või mis see ikka on, mis te teete. Kuule, ära ole nii harimatu, võta Wikipedia lahti, kui sa muud moodi aru ei saa, et selles nagu see aeg on ammu möödas. Kui inimesed teaks, millega me tegeleme või mis see siis on, siis Tondirab jäähalli me täis ei müüks. Just, ma olen täiesti nõus sellega, et see nagu see stigma peaks ja tegelikult mõnes mõttes juba ongi minevikus on ju, mehed teevad ikkagi kõvasti trenni ettevalmistust ja see on nagu sport nagu iga teinegi, aga nagu Kalev ütles ka nagu, kui Genka ka mainis seal, et ongi nagu mingi murdosa sekundiga võib nii palju muutuda ja siis oligi nagu tema jaoks oli üllatav see, et kas see ongi siis nagu päris sport, et nagu seal võibki nagu midagi juhtuda, et see oli nagu selline selles mõttes kummaline kommentaar, et nagu, et jah, see on päris sport, Meeletu töö on taustal ju. Nagu miks
inimesi köidab see sport, ongi täpselt sama põhjus. See, et 2 meest lähevad puuri või ringi, nad seisavad nagu vastamisi meeletute hirmudega. Mõlemad mehed on näinud ju jõhkralt vaevad jõuda sinna. Nad on teinud meeletult trenni, kuude kaupa käib ettevalmistus 1 fightiks. See ei ole see, et me hakkasime eile trenni tegema, homme läheb fightima. See on meeletu töö, see detailsus, see ei ole kaklus. See on sport, see on kunst ja miks kogu aeg on teemaga, et see Jake Paul ja kõik, miks teid influencer tuleb, aga miks tahavad minna inimesed ringi või puuri? Nad tahavad tunda ennast meestena, nad tahavad tunda ennast võimsate meestena, enesekindlatena ja paratamatu, kui sa oled fighter, kõik teavad, et sellel mehel enesekindlusega probleeme pole, sellel mehel julguse distsipliiniga või töökusega probleeme ei ole. Selles mõttes, et kui me vaatame ükskõik mis fightereid, on see Eesti, on see maailma tipud UFC, One, Bellator, PFL, mis iganes, MMA mõttes on ja, siis kõik, kes seal on, nendes inimestest peetakse lugu. Teadad, nad on tippklassi sportlased, nad on töökad, nii et nagu fight sport on kõige, nagu ongi, kenkad sõige, see on ürgne sport, mis käidi vanasti vaatamas gladiaatoreid. No jah, täpselt sama, jah. Ja see on modernne, me oleme modernsed gladiaatorid. No täpselt. Ja nagu, mis tuli ka välja nagu see, et ongi võib-olla mingi vanem nagu kontingent rahvast, kes võib-olla seda stigma üleval hoiab, ühe näitena tuligi välja sealt tegelikult nagu see Conor McGregor. No Conor McGregor, jaa, tõepoolest tema nagu UFC omal ajal käima tõmbas ja ilmselt tänu tema sellisele bravuurikatele väljaütlemistele ja kõigele muule on ju see, kes ta inimesena on, tõmbas nagu UFC nagu sellisena kaardina, nagu ta praegu on. Aga see mees ei ole enam aktuaalne. UFC-s tema teeb täitsa oma asja, tema teeb oma pernakal asju. Jah, ta on nagu veits hulluks läinud, on ju, aga tema enam ei ole nagu see, kes nagu seda sporti esindab. Seda ei saa nagu võtta täna enam nagu etalon. Jah, muidugi. Ja Kalevi jutust oli ilmselt aru saada ka, et tal oli juba väga suur hoiak UFC poole, sellepärast, et seal on Vene lipuga sportlasi palju, seal on Tšetšeene palju, tal oli juba sellepärast väga hoiak ja siis see Conori osa veel juurde, kus ta ütleb, et ta on ju lihtsalt mingi mülalõug ja ajab mingi lolli juttu ja umbes, kas see nüüd ongi siis sport, teeme üksteist maha, umbes kakleme kuskil, lööme paaris mingi vana mehele lõuga või midagi, umbes, see ongi siis nüüd tippsport või? No ei olegi. See on üks, aga samas see üks on teinud võib-olla rohkem kui ükskõik mis rallimees, ükskõik mis motospordi sportlane, see mees on teinud rohkem kui ükski nema. Keegi pole teinud sellist tõusu tegelikult, mis Conor McGregor teinud on, tegelikult see on ajalooline, miks temast niisama räägitakse. Või miks temast nii palju räägitakse või räägitud ongi, see tegi midagi, mida pole mitte keegi kunagi varem teinud. No samamoodi tegelikult see, mis Genka nagu selle Kadõrovi kutsikate vastuseks väga hästi ütles, et oligi see, et aga kui meil sportlased oleks praegu okupeeritud Venemaal ja võistleksid ka Vene lipu alt, et kas me räägiks sama juttu, no tegelikult ei räägiks, et see ongi Dagestani kommuunid ja kõik need asjad on, see on nagu väga, väga keeruline teema ja seda ei saa nii üks ühele võtta kohe. Ja lõpuks muidugi nagu see on, mis on poliitika ja see paratamatu, see kõiki meid veist puudub. Mina sportlasena olen proovinud alati sellest eemal hoida, pole vaja teha, pole vaja võtta sõna koha, kus sa võib-olla ei ole nii pädev, nii et ma ei ole võtnud sellest kunagi laskunud, aga jah, selle Conor McGregori koha pealt siis ongi, et jah, ta oli muidugi tipp, see aeg on möödas, UFC ei ole ühe mehe peale rajatud, nagu näha, nad purusavad rekordeid müükidega kogu aeg. Fighter tuleb uksest aknast, konkurents on mega kõva tipus, kõik tšempion, kes praegu on, kõik on tipud, nädalavahetusel toimuv UFC 311 näitab seda, seal on täis superstaare. Ja kuidas alt tuleb veel peale, Dana White Contenders Series, kus tuleb ka nagu noori peale nagu kogu aeg. Muidugi, kui Conor tuleks tagasi, teeks matšis, kindlasti teeks väga palju melu ja väga suuri numbreid, aga see aeg on kindlasti edasi liikunud ja see, mis ta teeb nüüd väljaspool sporti, ei saa kindlasti tuua nüüd nagu ta ei ole meie spordi nüüd nagu nägu, selles mõttes, et me ei saa võtta nii, et kui Conor McGregor lööb mingi parmule lööb või mingi vana mehele, kes iganes lööb lõuga kuskil paaris, siis tähendab, et näe, me kõik oleme sellised, sama asja võiks tuua siis välja ka jalgpallurite koha peal, kes lõpetavad karjäärid, kes Ronaldinho istus vangis, kuna ta läks mingi vale passiga kuhugi Ecuadori, on ju, see näited on palju, kui võtame ühe mehe spordi näiteks, siis
me pole piisavalt pädevad selle teemal rääkida lihtsalt. No täpselt. Aga tuleme siis korra siis nagu selle Puffi kampaania juurde ka, et nagu et kokkuvõttes ikkagi nagu seal olid kõik vabatahtlikult ja siis nagu sina kui üksiku MMA võitlejana profi MMA võitleja panid siis nagu selle konkurssi kinni, pika puuga, jätsid selja taha kõik olümpiasportlased, ka meeskonnad ja siis mis näitab väga ilmekalt ära, et ikkagi see on nagu sport, millel on kommuun taga ja nagu ma ei saa siin olegi väga rohkem midagi rääkida. Jah, ma olen uhke Puffi sportlane, ma olen kampaania võitja, ükskõik mis jälle poliitilised kommentaarid sealt tulnud on, oi, kuidas Puff ikka niimoodi tegi, umbes lasi seal sportel teha umbes saltos, et saada see raha kätte. Aga me räägime siiski 25 000 eurost. Nagu, mis maalt me räägime, et umbes see kõik oleks okei, kui summaks on 50 tonni või 100 tonni, et nagu 25 000 eurot on väga suur raha. See on 2083,3 eurot kuus, kui jagada see raha ära. Ja. See ongi nagu huvitav nagu point sellega, et nagu tuli nagu sealt tuli välja see, et selle taga nagu taustal on, et see on nagu mingi jõhker poleemika sellega, aga tegelikult ei ole olnud. Ainuke, mis mina nagu välja olen lugenud, oligi nagu turundajate koha pealt, kes nagu turundajad omavahel arutasid on, et kas see nüüd nagu niisugune hästi odav nagu turundustrikk, aga tegelikult oligi väga hästi läbi mõeldud ja väga kaval ja selles mõttes, et nagu Puff tegi seda, mida nad hästi oskavad. Ikkagi tegemist oli turundusega. Jah, ja Genka ütles väga õigesti, et keegi on seal vastu tahtmist. Kõik läksid ise sinna. Sportlased, kes seal osalesid väga palju sportlasi ja osad, kes sportlased, kes saanud top 20 sekka, olid ka väga head, nad isegi saanud top 20 sekka. Me räägime, et konkurents oli mega seal. Ja see, et võitlussportlane suutis koti pähe tõmmata, nii et suutis võita selle konkursi siis, ongi nagu sa ütlesid, olümpiasportlaste meeskondade vastu, siis see näitab ära, kui suur tegelikult see kommuun on Eestis, kui suur tegelikult see võitlusspordi kaasaelaskond on. Ma ei võitnud 2 häälega, ma võitsin pika puuga selle konkursi. Ja see näitab seda, et me oleme väga kokkuhoidvad ja see näitab seda, et võitlussport on Eestis aina rohkem kasvav ja meil on meeletu tahe näidata, milleks me tegelikult suutelised oleme. Nii et mina ütlen Puffi koha pealt muidugi Puffi sportlasena, et Puff andis mulle võimaluse teha sporti tipptasemel põhimõtteliselt. Nagu ta andis mulle võimaluse tõmmata tagasi võib-olla siis töökoha pealt, et ongi anda vähem trenne, keskenduda rohkem endale, andis mulle võimaluse teha rohkem treeninglaagreid. Et Puffi kampaania võit minu jaoks tähendas väga palju ja see 2 nädalat rapsimistööd, et siis turundada seda kõike. See oli täpselt minu enda vaba tahe, ma oleks võinud teha seda täiesti suvalt ka selles, et ma siin teen ühe postituse 2 päeva tagant võib-olla, kuule, andke hääl mulle, on. See oli minu tahe, ma võtsin endast kõik, nagu ma sportlasena olen, ma olen alati endast maksimumi, ma võtsin selle võidu ja nüüd aasta aega ma saan olla põhimõtteliselt täiskohaga sportlane, nii et Puffile ainult au ja kummardus ja aitäh teile, et Aga räägime siis korraga veel nagu spordivigastusest ja sellest rahast, et sealt nagu kõlama see, et nagu selle, ütleme, et ongi nagu, et lähed siis nagu seda matši tegema 5 tonni eest ja siis pead selle 5 tonni eest taastuma, aga nagu see spordivigastuse pool just, et see oht on ju tegelikult igal pool olemas ja nagu kui palju on nagu liigese vigastusi just nagu pallimängudes on ju, et see on nagu täiesti crazy ja kui võtame üldse MMA võrreldes teiste võitlusspordialadega, siis peavigastuste oht on tegelikult ju väiksem, sest mõtle, kui sa oled ikka boksis 12 raundi, vaata, kui palju sind saab nagu head count'i lüüa, pead püsti tulema, saad jälle vastu pead, on ju. Ja nagu seda võib juhtuda ikka väga mitu korda, et MMA-s ikka maha lähed ja kui sa ikkagi jääd hätta, siis on kohtunik ja on matš läbi. Jah, täpselt. Võtame boksi, on ju. Sul on 2 kohta, kui lüüa keha ja pea. Täpselt seda, et umbes protsentuaalselt ma ei saa öelda, et nii on. Ma ütleks 70% pähe, 25 või 30% lööks läheb kõhtu. Ehk siis on 2 kohta. Kickbox juba rohkem. Sul on jalad, sul on keha, sul on pea. Tai-box ka on ju sama. Aga MMA-s sul ongi tegelikult, ta näeb brutaalsem välja ja muidugi, et ongi kõik brutaalsed spordid. See ei olegi nagu, see ei ole ala pehmodele. See ongi meeste ala ja see ongi brutaalne. Me tihti peale võib-olla tahame näidata, et see ei ole nii, see on brutaalne sport. See ongi karm ala, aga selles ongi oma võlu. Inimesed tahavad näha,
tõelist meestevahelist lahingut ja kui me võtame siia vigastuse koha pealt, siis mina ise jalgpallurina, ma olen mänginud Eestis väga heal tasemel, esiliiga ja muidugi noortest tulles ülesse ja kui ma praegu ütlen, ma olen sportlane, Kalev Kruus ütleb seal, et 5000 euro eest sa oled nõus minema õhtul ütleb, et mitte mõtleks, et 5000 on palk, ma ütlen, et Kalev ütles, et 5000 võtame palk ja ta on nõus minema 22. veebruaril Tartus puuri, võib-olla teadmisega, et ta jääb eluks ajaks juurikaks. Okei, väga huvitav argument, aga võtame, mehed lähevad aastalõputurniirile, iga aasta detsembris toimub aastalõputurniir Kalevi spordialis, pannakse maha vaipkate, pehme kunstmuru pannakse maha sinna ja siis 5 versus 5 mängivad seal meeskond või mis see 6 tükki väljakul on ja iga aasta osaleb aastalõputurniiril noorteklassist alates, ma arvan, mingi üle 1000 inimese. Ja iga aasta läheb vähemalt kellegi jalaluu seal aastalõputurniiril ja viia kord, et detsembris läks rahvaliiga mängida jalaluu. Okei, võtame siis selle. Ma võin jääda juurikaks Kalevi sulle 5000 eest, aga see veel läks aastalõputurniiril sai 0 eurot. Järgmine saa kontoris tööle ka minna, seda jalaluu on pooleks. Ehk siis nagu... Ja see on brutaalne sport. See on brutaalne sport. Ma olen ise mänginud jalgpalli, ma tean, palju seal vigastusi on. See ei ole see, et mul on sõbrad korvpallurid, kes jõudnud isegi meestega igasse välja, kui ta olid nii vigased juba. Et võtame samamoodi, ma mängisin jalgpalli, ma mängisin esiliiga B-s. Ma tegin trenni sama palju kui praegu. Ma võistlesin iga nädalavahetusel, mul oli hooaeg, ma ei tea, 9 kuud jutti, 8 kuud jutti ja ma ei saanud selle ajaks mitte kuhugi minna. See oligi minu elu põhimõtteliselt. Ei, ma sain reisile, mitte midagi, see oli profisport, aga me saime 0 tasu selle eest. Ja palju jõuab siis meil välja kas või esiliigasse või esiliigast premium-liigasse või siis välismaal edasi. See ei ole nüüd meeletu protsent, see, mis nagu maht jalgpallis meil on või korvpallis Eestis. See meeletu. See, et keegi jõuab kuhugi välja, siis mis mõte on üldse spordil, kui me igat asja võtame sellise vaatenurgaga. Kui me igat asja võtame vaatenurgaga, et sellel ei ole mõtet, saate selle eest ju 5000 eurot. Miks te lähete selle eest puuri ennast lõhkuma? Aga miks sa lähed mängima jalgpalli, kui sa saad võib-olla 6000 eurot palka iga kuu? Võtame siis niimoodi, et ma teen 2 fighti aastas Kalevi sul 5000 euro eest. See on 10 000 eurot. Nii, mul on veel 10 kuud aastas üle, aga venad mängivad, saavad aasta palka, 12 tonni võib-olla. Siis ma olen 2 tonniga maas ju, aga ma tegin 2 kuud tööd ainult ju selle sõnul. Et see on seda, Ja need proportsioonid on hoopis teistmoodi, et seda ei saa nagu nii üks ühele võtta ja nagu selles mõttes, et palju, ütleme ka, kui me võtame nüüd nagu UFC palgad ja teenistused, et nagu teed UFC debüüdi, seal on matši eest tasud võib-olla 20-30 000 per fight on ju, võib-olla alustades on ju. Teed 2-3 fighti aastas, see tähendab juba automaatselt 5 tonni teenistust kuus, nagu kui sa jagad aasta. 60 või 90 000 aasta on 60 000 pealt on 5 tonni kuu. No just on ju. 5 tonni kuu. Palju neid sportlasi on Eestis, kes nii palju saaksid? Palju inimesi on, kes nii palju palka saavad? No, palju presidendi palka on? Sportlastest rääkimata. Jah, et nagu see on, ma ütlen, kui me võtame igat asja sellise puuga, mis selle mõte on, kui sa teed sellise asja eest? Aga mis mõte ongi üldse spordil või mis on üldse mõte elul, kui me suhtume igasse asja niimoodi? Mis mõte on sõita Ott Tänakul rallit enne, kui ta jõudis WRC-sse üldse? Kui poleks Oleg Krossi on, siis Ott Tänak oleks tänaseni võib-olla kuskil Saaremaal või Hiiumaal, kuskil mudaliigas. Aga mis selle mõte on? Ta paneb ikka iga päev elu õhtu sõitus mingite autodega, mis võivad samamoodi lõhkeda. Mis selle mõte on, et Korsikal üle Kalju ääre minna. Jah, et mis selle mõte on, meil on saalid täis tennisiste. Tennis on väga kallis sport, vanemad toovad meeldud palju raha alla selle spordile. Ja enne kui laps jõuab saada järgmist Anett Kontaveidiks, ta karjäär on läbi, kas vigastuse või mingi muul põhjus, ta lihtsalt jõudnud tipus, konkurents on mega. Mis selle mõte siis üldse on? Nagu? Kui me igat asja võtame nii, siis polegi mõtet ei korvpalli esiliigal, ei jalgpalli erinevatel liigadel, ka Inglismaa Premier League'i, allpool liigadel, esimese, teise, kolmandal liigal. Meil pole üldse siis madalamatel asjadel mõtet, kui me ei räägi ainult tipust. Nagu,
et see ongi ju nagu spordi mõte, et me kõik peame alustama kuskilt ja me peame tegema endast maksimum, et jõuda sinna tippu, aga kui ma ühel hetkel olen UFC-s ja ma löön peale alla Muhammedi, löön nokki, siis kõik ütlevad, et nägid, kus grindis läbi ja jõudis tippu. Aga kuskil peab alustama ju. Ei, no muidugi. Sa ei saa hüpata ei kuskilt UFC-sse ja teenida 5 miljonit matši. Ja see on uks kinni seal kohe. Jah, sa pead ju tegema midagi. Kuidas jõudis Ragnar Klavan Liverpooli mängima? Läbi meeletu kadalipu. Teenis mõttetuid summasi, jõudis lõpuks tippu ja panna oma elu paika sellega, mis ta siis teinud on. Nagu, et me kõiki alustame kuskilt. Ja see ongi teekond. Kui sa igat asja võtad nii, et sellele pole mõtet, et sa lähed paned ennast ohtu, siis sul pole ka ju mõtet astuda päeva hommikul kodust välja, talvel, kõnnid majast mööda, jääpurg kukub pähe sulle, sa oled surnud. Siis pole mitte midagi mõtet elus, kui me hakkame niimoodi võtma. Ja see on väga nagu selline ebatervislik ellusuhtumine üleüldse. Nagu. Just. Üleüldse. Ja nagu, kui me räägime veel, mis seal nagu podcastis juttu oli, siis nagu tuli jutuks ka see, et Kruus pole elu sees kaitsnud nagu ühegi spordikommentaatoreid nii palju kui võitlusspordi kommentaatoreid. Et seal on ikkagi palgal ikkagi mingi, mis ta ütles, mingi 50 kanti neid kommentaatoreid on. Et nagu sellist nagu kriitikalaviini, mis nagu on tulnud võitlusspordi nagu kommentaatori vastu, tema pole näinud ja tema arvates oli siis nagu see, et see oli nagu lihtsalt nagu mingi kamp vendasid, kellel on mingisugune pind näpus, aga siis võib-olla nagu võiks seda vaadata hoopis teise nurga alt, et võib-olla siis võitlusspordi vaataja ongi nagu haritum ja tahab vähe kvaliteetsemat asja saada. Või? Just, ja ma arvan, et siin on väga suur roll ka nendel meestel, kelle pusakarli seljas on, ehk siis 1-2 Max. Yeah. Ma arvan, seal on väga suur roll meie podcastis, kus me oleme siin mitmel korral puudutanud teemat, et Go3 kommentaatorid on jäänud paljudel hetkedel päris nõrgaks või siis pole piisavalt pädevad selles asjas, mida nad räägivad. Ehk siis tal on UFC-d kommenteerimas mehed, kellest üks on MMA-ga tegelev sportlane ainult või inimene siis. Ülejäänud on boksist, kes on kickboksist ja kes on lihtsalt huviline. Kui me võtame jalgpalli näiteks, tal on kommentaatorid eelmised mängijad, endised mängijad, kes on alaga kursis, kes on pädevad. Seega ta on teinud valiku, nagu parima valiku sealt. Aga kui näha seda, et Kalev Kruus pole ise mitte kunagi ühegi võitlusspordiüritusel käinud. Ja, aga samas ongi see on huvitav point, mis sa välja tood, et esiteks ta ei teadnud just teha spordist midagi ja samas ta saab anda arvamuse, et nad teevad head tööd, vaata. Jah, ja kui sa pole otseselt kursis, ja nagu sa ütlesid, siis pigem võib-olla võtta sa natuke kriitilisena pilguga ja mõelda, et kui tuleb tagasi nii palju, siis võib-olla on midagi nagu valesti. Ma ei ütle, et kõik on halvasti, aga mõtlen, et selles, et arenemisruumi on selle koha peal. Ja tegelikult on ikka väga hea, et me need ülekanded nagu tulevad. Ja nagu see ongi see, et tegelikult UFC puhul see Eesti kommentaar ei pruugi olla kõige olulisem, et kui tõesti ei ole nagu võimelised tegema, siis sellest ei ole hullu, aga kui ei ole, sest on ingliskeelne kommentaar on tegelikult olemas just, teisel kanalil. Just. Ja kui seal BetSafe'i podcasti all on kohe üks kommentaar, pange astu kommenteerima UFC-sse, ma ütlen ära, et mina ei ole ka nüüd võib-olla kõige õigem valik. Ma võin minna liiga detailseks samamoodi ja ma ütlen, et mina lähen ja ma teen kõige parem seda või midagi. Ma ütlen kindlasti seda ja mul on väga hea meel, et tõesti kommentaatorid on seal, aga kui mingi hulk inimesi pidevalt ütleb sulle, kuule, davai, see ei ole piisav, siis pigem võtta seda niimoodi, et kuule, need võitlussportlased polegi võib-olla nii lollid ja nad märkavad, kui midagi on valesti, me ei ole lihtsalt mingi anna peale lõuga, vaata, see ei ole see nagu, et ju siis me oleme, meie see kommuun, kes me oleme, see on piisavalt pädev, et saada aru, kui midagi tehakse valesti ja pigem sa võiks vaadata kriitilise piluga ja reaalselt küsida siis spetsialistidelt, kuule, kas on tõesti midagi valesti või mitte? Üks asi, mida tahaks veel, oleks nagu rohkem emotsiooni. Rohkem emotsiooni, see, kui keegi oleks nokki ja ütleb, et nüüd läks. Ta löödi kummuli. Või nagu näiteks väga hea, vaadake Raju 15 järgi, seda ma ei tea, kas see on veel Delfis olemas, aga siis kui Raigo Kutsar lööb selle väikses Metoši nokki, siis kuidas Harimati ta on okei! Et nagu seda emotsiooni on vaja, et ei saa väga nagu, muidugi ma saan aru, kell on 5 hommikul ja võib-olla ongi keeruline, aga no mis sa teed?
aga siis Rajust ju rääkisime, et tulemegi Raju juurde ja siis need kommentaarid ja kõik asjad, et siit kujuneb välja see, et vähe sellest, et koha peal on ikka tegemist ikka megaüritusega, et see on nagu matši otsas, pinge on kogu aeg laes, väike paus on vahepeal, et kes keegi jõuaks nagu vetsus käia, on ju, see on üks paus, aga samal on kogu aeg on tamp taga, igav ei hakka ja samal ajal on ka ülekanne, nüüd on ta esimest korda siis nii-öelda pay-per-view'na, et siis saad nagu kodulehelt siis nagu selle ülekande pileti osta ja siis sealt vaadata. Aga see ülekanne on nagu, see on nagu juba Raju 15 ja Raju 16, mõlemad korrad oli nagu väga tasemel, meil on nagu kommentaatorid, meil on seal vahepeal pausi ajal olid intervjuud, seal oli Ott Tõnissaar käis ja andis intervjuu, seal on mida vaadata, seal on kordused, mitmed kaameranurgad, et see ei ole nagu mingi põlve otsas kootud asi, nagu, et on mingi ülevalt pandud GoPro filmima. Ja Kalevi nagu kommentaari oligi täpselt see, et kui ma osa asja, ma saan nagu päris asja ei ole mingi põlve otsas filmitud värk või? Kuule, see sport on nagu lihtsalt nii professionaalne, tule vaata Rajul, 3 kaamerameest lipuvad puuri kohal, filmivad parimaid nurki, et näha igalt poolt kõike. Meil on, nagu sa ütlesid, meil on intervjuud kommentaatoritega, erinevate fighterite asjadega, meil on kogu aeg käib üritusel mingi möll erinevate nurkadelt ja ma ei räägi, et see oleks ainult Rajul, see on teil liigil, see on Yakuza, igal pool on olemas professionaalne ülekanne. Me näeme ammu sellest meeles, kui keegi filmis kuskil kooli võimlas telefoniga ja neid videodasid YouTube'i. No jaa, meil on praegu nagu, jah, esimest korda tuli Clash Pärnusse, ka sealt oli ülekanne. Ka sealt oli YouTube ülekanne. See oli ülekande kvaliteet, oli, noh, ürituseks, aga ülekande kvaliteet oli väga hea. Ma ütlen, et isegi Muay Thai liigalt. Isegi Muay Thai liigal ülekanne. Garanti saalist on nagu Garant Openit ülekanne. Nagu... Muay Thai liigal on parem ülekanne kui enamus premium liiga mängudel. Fiks kaamera. Jah, see üks kaamera seal tõstuki otsas, kus iganes otsas see on ja siis see üks kaamera vahepeal zoomib nii palju kui võimalik ja keerab nii palju kui võimalik, kui tuul tuleb, siis veits väriseb kõik. Me räägime, meil on Muay Thai liigal parem ülekanne, meil on zoomid, värgid, igati pidi erinevad nurgad, me näeme publikut, me näeme kõike, meil on 3-4 kaamerat seal, et rääkivates veel Rajust, kus kaamera ühed ripuvad puuri kohal, on, et seal on nagu professionaalne produkt. Pluss kõik sotsiaalmeedia inimesed puuri ääres veel, et seal, kuule, me räägime nagu see on nagu, see ei ole tostiida, kui ta oleks kivi alt välja tulnud 10 aasta pausi tagant, noh, see nagu, see ei ole reaalne lihtsalt. Ma mõtlegi, et nagu siis tõesti pole nagu isegi enne seda nagu intervjuud siis nagu korraks vaadanud, et mis seal toimus. Täpselt, võta lahti korra. 50 minutit vaata, sa saad nagu emotsiooniliselt kätte. Täpselt. Aga kui oleme juba Raju juures, on ju, võtame siis, nagu räägime nüüd Raju kaardiga lahti, no see ka natukene, et võtame siis ühe matši, Kristjan Tõniste ja Lukas Reire. Jaa, ongi, miks me teeme jälle, see on hästi tagamaad see ära, võib-olla pole vaadanud, ongi see, et kui Kalev küsib, mida me seal näeme seal 22. veebruaril, siis enne kui põhimõtteliselt Genka jõudis vastata juba ja Genka jäi natuke vastusega hätta, keda me seal siis näeme, siis me näeme väga head kaarti, me alustame see, et ärme alustasime Tõnist, alustame algusest peale. Me näeme 4-mehe turniiri, MMA-s väga haruldane asi, 4-mehe turniir ja see on amatööriturniir, aga meestel pannakse välja 1000 € jackpot. Kui noored mehed saavad amatöörsportlased teenida raha, see on juba väga vinge. Et nad ei lähe Kalevi sõnul siis niisama puuri, või nad saavad ka sellest midagi. Aga see tekib mul praegu, kusjuures praegu mul tekkis niisugune huvitav küsimus, et kui see amatöör nüüd võidab ja ta saab tasu selle eest, kas ta siis peab automaatselt ka profi minema? Ei pea, sellepärast, et see on lihtsalt profi või see spordiüritus, kus makstakse tasu välja, see kõik on, see pole midagi keelatud või see ei tähenda, et peaks minema nüüd sellepärast profi. Ma tean, et seal on mingisugune see, et kui sa teed mingisuguse rahalise matši, vaata, amatööris MMA-s. Seal pigem loeb see, kui puuduvad jalakaitsmed ja kindlad ja siis seal hakkab tekkima pigem see, sest MMA reeglid on väga hästi paigas, kui on rashguard, sul on jalakaitsed, sul on suured trenni kindlad, 8 untsi kindlad, siis see on amatöörmatš ja matši pikkus on 3x3, see kõik on amatöörsport, nii et tasu seal otseselt ei tohiks määrata, aga ongi see, et on kohe turniir seal, 4-mehe turniir, ehk siis poisid peavad tegema ühe õhtu jooksul 2 matši, mis on MMA-s pigem nagu sellistel üritustel nagu Raju profiüritustel on tavaliselt haruldane, nii et väga äge üritus. Meil on ka seal 65 kilo Läti ja Türgi vaheline fight. No see Osolsit mõtled või? Ei, ma mõtlen, on üks Ujar ja Bukovskis, see on 65 kilo mehed ja juttude kohaselt, mis ma kuulsin sealt siseinfot siis Mäeste tiimi poolt, siis
Madis Mäeste võib olla siis selle matši võitjaga koos. Ja siuke nagu äge, väike hype käib juba. väike build-up juba järgmisteks üritusteks on ju. Kohe järgmine mees on meil Raigo Kutsa versus Mateusz Rõõbak. Mateusz Rõõbak on Eesti rahvale tuntud eelmised Rajult, kui lõi Leeduka kummuli 1-2 maksa logo peale. Ja maksast veel. Maksast veel, täpselt. Nii, et Rõõbak väga kõva Poola võitleja 7-3 rekordiga. Ja Tanel selle fighti paika ka pani põhimõtteliselt. Täpselt, meie tegime seal matchmakingut ka veel, meie Tanel seal pani asjad paika, kus asjad olema peavad ja Raigo ütles kohe muidugi. Eesti karu ütles kohe. Amin, let's go. Nii et Raigo 2-0. Balti riikide meister, Läti meister, Leedu meister, Keto Fight meister, 2-0 profirekordiga pro fighter meil. Viimane fight oli kiire knockout overhandiga, esimeses fightis purustas kogenud ukrainlase, 50 matši kogemusega ukrainlase, nii et mida me näeme kaardil, me näeme väga kõvasid fightereid, kohe järgmine sellest on Ville Mankinen versus Claudesi Brito. No Brito on ikka eriti ebamugav vastane nagu. 11-5 rekordiga brasiillane. Korralik tsitsupoist. Eelmine fight purustas Edward Wallsi ja kes siis Edward Walls on, ta on Ville Mankineni tiimikaaslane, ehk siis Ville Mankinen tuleb võtta revenge'i. Ja just see on see story tiimikaaslased taga. Ja Claudesi Brito on huvitav fakt. Mees on läinud ainult 11 võidust ühe korra otsuseni. Ja kõik 5 kaotust on tulnud tal kas siis kägistusega või TKO, KO-ga. Tähendab seda, et mees läheb alati lõpuni välja. Ja seda oli näha ka, et ikkagi nagu seda Wallsi ikka loopis ja no nagu ikka, see võib põnev tulla. Nii et Ville Mankin kindlasti mees missioonil, et heastada siis tiimikaaslase kaotus, nii et tuleb kindlasti väga kõva andmine. Kohe järgmine sellest, Kristjan Tõniste, Eesti üks tituleeritumaid täiskasvanuid amatöörsportlasi MMA-s Eestis üldse. Ta on Euroopa meistrivõistluste hõbe, maailma meistrivõistluste pronks. Ta on 2-1 rekordiga MMA pro fighter nüüd. Ta just võistles Breivil, esimese eestlasena oli Breivil. Muidugi, väga hea esitus. Rääkimata Tõniste perekonnanimest, me kõik teame Tõniste perekonnanime, aga see mees loob ise endal legasid praegu omade tegudega. Pikk judo taust ja nüüd siis ka MMA-s, nii et meil on väga-väga tituleeritud sportlased kaardil. Järgmisena muidugi on meil ka Läti poiss, Richard Osols versus Nika Pregvatse. Ma vaatasin seda Osolsi, seda videot. Korralik jurakas, meeter 94. Kurat, see on nagu hirmus venda, see on mees missiooniga. Mees missiooniga, nii et ega sealt ei tea. Selle matši võitja võib olla ka järgmine vabalt minul vastas, nii et Raju tekitab huvitav asju ja no ja see sama ka. Ja ma alati valmis faitima ja muidugi, siis Michael Astur versus Damian Zaharia. Michael Astur, mitte Atsur. Astur, nii et seal oli ka Kalev Kruusil korraga muidugi, ma ütlen kõik, mis me räägime, on ju läbi meie silmade, läbi minu ego, kõik asjad, ehk kindlasti riivast. Natuke, see on nagu veits paroodia ka. Ja, riivast natuke, aga võtame siis Kalev Kruus, aga mis mehed need on seal üldse? Kas nad üldse oma ringkos on tuntud? Siis ma ütlen, Kalev Kruus, palun võta lahti YouTube, vaata Raju 15, vaata Raju 16, ütle üks spordiüritus mulle veel, kus elatakse ühele inimesele niimoodi kaasa, nagu minu 2 sisenemist on olnud. Ma käisin siin vahepeal, aitasin korraldada ka seda korralduspoole peal, olin siin A. Le Coq'i nii-öelda areenal, kus oli siis rahvuste liiga ja siis 6000 inimest tuleb vaatama ja siis nagu niisugune vaatad, no ma ei olnud küll nagu fännina seal, aga ikka manneta natuke. Et selles mõttes, et tule vaata Rajul, ma loodan, et sa järgmine Raju kohal, sa näed, Genka ütles, võtab su kaasa, loodame, et sa oled kohal, sa näed, milline on see atmosfäär seal, et meeletu kaasaelamine käib ja siis ongi minu vastane Damian Zaharia 3-3 rekordiga rumeenlane, mina siis tulnud üle MMA-sse 3-0 rekordiga kickboksis, Euroopa meistrivõistluste hõbe, maailma meistrivõistluste pronks, profis on Mektan Fightingu champion olen, ma olen Vako Karika hõbe, ma olen Eesti meister, ma olen Soome meister, kickboksis pidanud pea 70 fighti, profi rekord kickboksis 25 võitu, 9 kaotust, 1 viik, nii et me ei ole lihtsalt suvavennad kaardil ja kaart on väga-väga võimas. Ja kui seal oli ka korra diskussioon, et Rajul või miks Raju tagasi tuli, ongi põhjus selles, et Rajul tekkis uue generatsiooni MMA võitlejad, kelleks olemegi siis mina, Raigo, Kristjan ja tegelikult ka Madis Mäeste, kes seekord kahjuks kaardil ei ole.
aga Raju tagasitulek oligi tingitud sellest, et tuli uus generatsioon peale ja tänu sellele tuli uus generatsioon peale, vaadake, mis juhtus tegelikult spordis, väga haruldane asi, mis pole kunagi varem juhtunud, osteti ära mingi võitluspordi nagu üritus ehk Raju osteti ära Eveconi poolt ja tähendab seda, et meil on Rajul on veel suurem võimalus nüüd minna veel rohkem globaalseks. Ja mis on nagu järjest enam, isegi nagu oma tutvusringkond, kes on mingid äripartnerid ja kellega suhtled üliharva ja siis tuleb nagu lähed näiteks pusaga vastu ja siis mingi, sa oled seal või? Kuule, mul poiss läks nüüd paar aastat tagasi, eile just oli siuke hea hetk, et kelle englasesse tegema ja nüüd on veel Eesti teine, nii et no näed. Et nagu väga nagu äge on ikka näha, et sport on nagu nii populaarne ja nagu noored käivad. Ja ongi ja noorte koha pealt ka see, et tänapäeval, ma ütlen, nagu ma olen väsinud inimestele seadab seda, et me ei ole enam 90-ndas, kus on mingi maffia ajastu või päti ajastu, kus ainult seda spordi tegelevad pätid, et treenerid, kõik on meil klubid on meil nii arenenud, meil on kõik treenerite koolitusasjad olemas, et sellist asja pole, et tuuakse laps nüüd trenni ja 10-aastane laps hakkab peksma üksteist rusikatega pähe. See on väga kaua aega, kui sportlased üldse või lapsed jõuavad üldse kontaktini. Seal on väga palju muid asju, mida tehakse enne, kui üldse kontaktini minnakse. Koordinatsioon, vastupidavus on ju. Tehnikad, kõik kontrollitakse läbi, seal ei lastagi neid lüüa. Alla 12-aastased ei või üldse lüüagi võistlusel pähe. See on kehalöögid ainult lubatud. Nii et nagu see ei ole see, et me lammutame lihtsalt lambist üksteist pähe hommikust lõpuni ja oleme kõik siin Alzheimeriga lõpuks. No jaa, ega see ongi profi on ikkagi sõdalase tee. Just nii, nagu Genka ütles, see on sõdalase tee, see on valitud tee ja need, kes julgevad seda teha, need ongi ja meie olemegi valinud see tee, sest et tahame olla parim, me tahame panna ennast proovile, nii nagu see saab võrrelda ühegi teise spordialaga, nii et see ongi täpselt kõige sõdalase tee, valitud tee ja me teeme midagi, mida 95% inimest ei julge kunagi teha. No täpselt. Noh, tõmbame joone alla või? Tõmbame joone alla, ütlen jällegi, see ei ole kindlasti nagu vihakõne kellegi pihta, see on meie arvamus, mina lihtsalt seisan siit meie spordi eest, Raju eest, ma teen endast parimaid promoda seda sporti ja arendada seda edasi ja kõik siuksed. Ja see on hea, et tegelikult meil on inimesi, kes pole see alaga veel kursis, tähendab seda, et meil on võimalik saada uusi toetajaid. Meil on võimalik saada uusi inimesi üritustele, trennisaali. See on ainult hea, kui kõik teaksid kõike ja kõik poodaksid kõike, siis me poleks kuhugi enam areneda. Nii et selles mõttes on väga hea, et see asi on ja annab kõne ka meile rohkem. Ja, tööd tuleb teha. Tänud, Michael. Aitäh sulle, Karl. 22 veebruar Tartus. Raju 17, A Le Coq'i spordimajas. Let's go! Ja tulge kõik vaatama. Me oleme ka.